Tere! Ma tahaks jagada kõigi teiega oma mõtteid, miks ma lähen sel aastal taas valimistele. 4 aastat tagasi kandideerisin ma kohalike omavalitsuste valimisel esimest korda. Ja ütlen ausalt, et mind pidi päris kõvasti motiveerima, sellepärast et nii nagu väga paljud inimesed praegu ütlevad, palju nad mõtlevad, tegelikult see poliitika tundub selline päris ebameeldiv, ütleme ausalt, selline räpane mäng, väga palju kuuldakse, kuidas erinevad poliitikud üksteist kiruvad, tehakse inimeste jaoks väga ebapopulaarseid otsuseid ja nii edasi. Ja lisaks ma arvasin, et ei sõltu minust mitte midagi. Mida ma siis suudan ära teha linna jaoks, istudes volikogus? Ega ma ei teadnud sellest kohalikust omavalitsuse poliitikast ka väga palju. Lisaks sellele, nii nagu väga paljud ka välja toovad, mul ei ole aega. Ma olen oma põhitööga nii hõivatud, mul on nii palju põnevaid tegemisi, et ma arvasin, et ma ei leia seda lisaaega, et pühendada seda veel poliitikale. Siiski, need inimesed, kes minuga rääkisid ja kellest ma väga lugu pean, mõjutasid või motiveerisid mind sellega, et nad ütlesid, et kui sinusugused inimesed ei lähe volikogusse, kuidas sa siis loodad, et need muutused siia linna tulevad? Ei saa eeldada, et linnas, kus aastakümneid on ühed ja samad inimesed võimul olnud, et tulevad mingid muutused. Et inimesed jäävadki ainult virisema ja ütlema, kui halvasti kõik linnas on, aga ise mitte midagi ette ei võta. Et mine ja proovi. Ja tõepoolest ma otsustasin proovida. Ja päris hirm oli, aga ma otsustasin enda jaoks niiviisi, et kui inimesed annavad mulle mandaadi, kui ma saan piisavalt palju hääli, siis ma lähen volikogusse ja teen endast oleneva, et täita nende inimeste usaldust, kes minu poolt hääletasid. Neid inimesi oli päris palju, suur aitäh teile. Ma loodan, et te ei ole pidanud pettuma. Mida ma siis tundsin, kui ma esimesed korrad volikogusse läksin? See oli paras šokk mulle, ausalt see oli šokk. Et ma olen harjunud töötama teises keskkonnas, inimesed, kes mind ümbritsevad, on avatud, nad on koostööle suunatud, nad päriselt tahavad panustada, neil on mõtteid, ettepanekuid, aga volikogus on sageli niiviisi, et neid on ainult üksikud, kes midagi kuskil sõna võtavad, sama on komisjonides, või siis julgevad midagi öelda. Enamus istuvad niisama ja tegelikult ainult täidavad kokkuleppeid, mis on siis kas koalitsiooni või siis oma erakonna sees sõlmitud. Sellest on kahju. Et meie oma valimisliidus tegelikult käitusime igaüks vastavalt oma südametunnistusele ja sellele, kuidas me õigeks pidasime. Ja sageli meie need otsused ei läinud kokku, või õigemini sageli ühtisid need otsused, aeg-ajalt ka ei läinud kokku, aga me austasime üksteist. Mis me siis ära tegime? Minu meelest suurim asi, mis sai selle perioodi jooksul ära tehtud, on näidatud linnaelanikele, et ka meie linnas, Kohtla-Järve linnas on muutused võimalikud. Ja seda tänu sellele, et me saime olla 10 kuud võimul, me saime moodustada linnavalitsuse inimestest, kes olid südame ja hingega valmis panustama linna arendamisse. 10 kuuga tegelikult ei jõua väga palju ära teha, eriti kui sa lähed ja su laud on tühi, sa ei tea, kust otsast õieti alustada. Aga see selleks, need inimesed panustasid ja mis on kõige tähtsam. Need samad inimesed on seekord meie Restart Kohtla-Järve nimekirjas. See tähendab seda, et nad on valmis ka edaspidi panustama. Olgu see siis volikogus, olgu see siis linnavalitsuses, olgu see erinevatel oma ametipostidel, kus nad praegu tööd teevad. Siit ka üleskutse, kui sina, kes sa mind kuulad ja mõtled, et tahaksid ka panustada, jah, on natuke hirm, aga usu mind, meist kõigist on abi. Ükskõik, kui palju me siis ka neid hääli saame,
me kõik saame kaasa aidata, sest tegelikult ka see programm, mis meil tegelikult ainukesena valimisliitudest ja erakondadest välja on pandud, on meil ühiselt koostatud. Iga valimisliidu liige on saanud sinna panustada. See on meie kõigi ühised mõtted. Nii et tule panusta sinagi. Võta meiega lihtsalt ühendust ja veel on aega, et astuda koos meiega uutele väljakutsetele vastu. Kui sa aga siiski arvad, et sa ei ole veel sel aastal valmis, siis see on ka väga okei. See tähendab seda, et sa saad panustada teistmoodi. Kõige tähtsam on see, et sa tuled valima, et sinu tuttavad, sõbrad, lapsed, vanemad, lähedased, kõik, et läheksid valima. Sest teate, meil on võimalik taas Kohtla-Järve mainet tõsta. Meil on võimalik muuta seda usku meie Kohtla-Järve linna tulevikku nii eelkõige oma inimeste ja noorte seas, aga kui ka väljaspool Kohtla-Järvet ja Ida-Virumaad. Tulge valima, see on kõige olulisem. Andke oma hääl. Nimekiri on pikk, te leiate kindlasti, kelle poolt hääletada. Ja lõppkokkuvõttes tähtis on see, et me kõik valutame südant oma kodulinna pärast ja me teeme selle sammukese, et kodulinn muutuks paremaks. Hiljuti kohtusime mitmete Kohtla-Järve linna elanikega ja oli meeldiv tõdeda, et nad tegelikult usuvad neisse, nad ootavad valimisi, nad kindlasti lähevad hääletama ja nad juba teavad, kelle poolt hääletada. Aga soovin teile ilusat päeva, ilusat suve jätku ja mõtleme ikkagi positiivselt ja usume, et meie kodulinn Kohtla-Järve muutub üha enam, hakkab üha rohkem õitsema ja muutub linnaks, kust ei taheta ära minna ja kuhu noored või ka täiskasvanud siit ära läinud tahavad tagasi tulla. Ilusat päeva!